Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? 5. veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Tere taas, head korvpallisõbrad, 2 nädalat on mööda läinud ja vahepeal on juhtunud päris palju olulist Eesti ja maailma korvpallis. Eesti korvpallis on alanud play-offid, maailma korvpallis oleme teada saanud EM-ide grupi loosi. Tiit, kuidas sul vahepeal läinud on? Jah, tere ka minu poolt. Minul on läinud üldiselt hästi. Play-offide aegu siin olen jõudnud ühte mängu vaatamas käia, Kalev Cramo oli Liepa ja väga vahva elamus oli. Ja nüüd eile jälgisin siis pingsalt otseblogi ka, kuidas Eesti koondisel läks loosis. Jah, et tegelikult ma ei tea, peale vaadates võib öelda, et keeruline on öelda, et siit peaks nagu kõiki võitma kohe, aga võib-olla samas pole ka ühtegi sellist. Kõiki vist on tõesti keeruline võita. Aga teistpidi ka, et heal päeval võime kõiki võita, siuke klassikaline spordi mitte midagi ütleb lause siit. No tegelikult ütleme ikkagi siuke, neljas koht on saadaval, aga kindlasti ma arvan, et pigem nagu, kui me peaksime nagu mingi koefitsiendi paika panema, siis ma kardan, et me pigem meid ennustatakse 5. No täitsa võimalik jah, aga me saame siit kohe küsida ka, et mees, kellel on lätlane ja serblane tiimis ja tahtsin ise seda sissejuhatust ka võtta enda peale, et Rapla sotsiaalmeedia kohaselt siis ainus korvpallile spetsialiseerunud Eesti Pank, Indrek Ajupank, tere tulemast. Tervist ja tänud kutsumast. Kuidas siis on loosiga, et kas me serblane ja lätlane olid rahul või vastupidi? Sina oled rahul? Ja just eile sõitsime Hiiumaalt laagrist tagasi, siis mul bussis, mina sõitsin, lätlane istus tagaistmel ja vaatasime seda loosi seal laivis, siis peale loosi siis me kõik eestlased muidugi hakkasime lätlast aasima, et teiega on küll aamen, et Läti ja Serbia on väljas, et helistasime kohe teise bussiga serblasel ka, et nüüd pole mõtet üldse tulla, et teil on 2 viimast alagrupis, et nalja see palju. Kahju, et Portugalast ei olnud pundis. See oleks väga rahul, et ilmselt teadmisega, et serblane ja lätlane on väljas ja nemad on sees. Kes oli üldse, on Eestis mõni Portugali mängija olnud Eesti liigast? Vist ei ole, mul ei tule küll ette. Siin peaks võib-olla Nõmme Kalju peale vaatama üldse jalgpallist, kui tahta mõne Portugali inimese arvamust saada. Kas te ütlesid korra, et tulite, et teises bussis oli serblane, et mitme bussiga tulite siis? No meil Raplas on 2 sükest väikest bussi, millega võistkond mahub ära ilusti, kui me poolitame, siis me käime niimoodi väiksemad otsi. Kaugemad otsad ikkagi suure bussiga. Lätti lähed ühega ikka, jah? Ikka, jah. Okei, selle 2 bussiga paneb terve Hiiumaa praami kinni ilmselt, sinna ei saagi teisi autotekile lasta. Jah, Hiiumaa üle mina saarlasena võiks nalja teha küll, jah. Täpselt nii see ongi, jah. Aga kuidas on siis, alustad karjääri Saaremaalt, aga nagu käid laagris Hiiumaal, on nagu vale ka või? Jah, me sai palju nalja selle laagri valiku üle, et tegelikult esimese asjana ikkagi proovisime Kuressaaret ka, et meil on veel Tormi Niits võistkonnas, et kuidas siis 2 saarlast sinna Hiiumaale läheb. Aga kuna asjad niimoodi läksid, et Hiiumaaga on side varasemalt olnud Raplal, et käisid eelmine aasta ka ja varem ka käinud või? Varem nad on teinud vist mingeid asju seal, täpselt ma ei mäleta, aga laagris eelmine aasta tõesti olid, et neil Jaak on seal mingid kontaktid loonud ja seda me kasutasime see aasta ka. Seal on ju väga ilus saal tegelikult ja kõik võimalused on tibens-tobens. Peab tunnistama, et nende kompleks on tõesti väga äge, et ööbüne oli samas kohas ja kõik ja seda ka nagu valus oli seda kõike nagu nautida ja tunnistada endale. On küll, jah. Et Paasuel on seal head tingimused, jah. Saaremaa on spaad ikkagi. Midagi öelda. Meil on ikka suurem saar ja rohkem võimalusi. Aga millega üks paraku play-offist välja jäänud Eesti klubi siis selle nii-öelda forseeritud pausi ajal tegeleb täpsemalt, mis teie see rutiin on? No eks ta niimoodi ongi, et ma arvan, iga võistkond proovib leida endale mingi aja, kus üle vaadata jälle asjad, et lihvi teha ja võib-olla uusi asju kavaldada natuke, mida iganes, et vormi saab tõsta, et ega tulebki vaimu kõrgel hoida, et paus on tõesti pikk, et ja läbi karjääri ma mäletan, et mingi paus on alati olnud, kas ta just nii pikk on olnud, et siuke laagerdamise aeg pigem osadel treeneritel on olnud sees sellel ajal, et on Kuremaal käidud ja teistes kohtades, et eks ta ongi siuke ettevalmistuse periood play-offiks.
aga mis sa ise arvad selle kohta, et kui juhtub täpselt niimoodi, et viimasel päeval teil see mäng Ogrega sisuliselt ju otsustas ära, et kas saate, et kas see paus on normaalne või ei ole? No pigem ma arvan, et see on natuke liiga palju, et see kuu aega, selle ajaga nagu võib hästi minna, aga võib nagu totaalselt nagu auku ka kukkuda, et välismaalased, nemad kindlasti üldse ei saa aru, et miks see paus nii pikk peab olema, et eestlased võib-olla on kogenud varasemalt seda, aga ma ei tea, tuleks üle vaadata küll. Aga eeldame, et on teistpidi niimoodi, et me hakkame mängima siis Eestikaid ja Eesti-Lätit nagu segamini. Kas sa arvad, et see on nii-öelda hoomatav asi korvpallisõbrale, kas ta saab aru sellest, et mis sarjas parasjagu mängitakse ja nii edasi? Kõik on tehtav, et selles mõttes liiga on juba nii kaua meil olnud ka, et see rahvale nagu ära teadvustada. Ma arvan, et ei tohiks probleem olla enam. Vähemalt ühe korra võiks proovida siis, et kas siis on tõesti halvem, äkki ongi parem? No just, et ma ei tea, ütleme niimoodi, et ma olen proovinud mõelda korvpalliliidu seisukoha pealt, et võib-olla see tegelikult on mängijatele seisukohalt hea, et kunagi oli probleem minu arust, hooajad lõppesid liiga vara ära, et siis lõppes ka mängijate nagu palga maksmine ära kohe, et praegu võime kindlad olla, et mai lõpuni põhimõtteliselt see asi püsib, finaalid enam-vähem seal ajal lõppevad, et mängijate seisukohalt see on nagu huvitav seis, et nad võivad kindlad olla oma 10-kuulises lepingusaala või midagi sinnamaani. Aga mille taha siis korra Rapla juurde tagasi tulles konkreetselt, et mille taha see play-offi koht siis jäi? No oleme ausad, et iga väike asi, et hooaja sees mõned valusad kaotused ja see viimane mäng, olime valmis selleks, tahtsime seda võitu, läks ära, oli hea mäng kokkuvõttes, aga Ogre sai seal väikse edu ja seda me enam tagasi ei teinud. 3 veerandajaga olite sisuliselt punktis ja viimasega nagu läks käre, kas oli selline nagu mingisugune, ma ei tea, mingisugune mentaalne blokk seal lõpus lihtsalt või mis seal lõpus juhtus? No pigem ma arvan, et ei olnud mentaalne, et ega see mäng oligi nagu play-off mäng tegelikult kokkuvõttes, nendel oli ka see tähtis mäng meie jaoks, et see 3 veerandajate aega pandi seal ikka täie rauaga, et võib-olla ka väike väsimus ja siis väsimuse pealt enam ei jõua tagasi ronida. Aga kas tagasi mõeldes need mõned mängud Liepajaga ja mida siin eetriväliselt ennist puudutasime, kas need löövad siis sellisel hetkel pähe ka, et sealt jäi nagu libises näppude vahelt nii-öelda? Nojah, eks ikka hakkad otsima neid kohti, kus oleks võinud ja mida oleks pidanud ja kõik need oleksid tulevad ikka mängu, aga paraku see nii on, et neid enam ümber ei muuda. Aga jah, need mõned mängud olid kindlalt niisugused, mis rolli mängisid tabeli lõpuseisus. Räägime sellest valusast küsimusest ka Eesti korvpalli seisukohalt, mida siin nüüd pärast seda põhiturniiri lõppu on arutatud, et kas me olemegi nagu Läti klubidest maha jäänud ja kas lätlastel on meid varsti üldse enam vaja ja nii edasi, mis sinu Rapla või ma ei tea, kelle seisukoht on, kas sa räägid ainult enda eest või räägid kogu linna eest? Jah, seis ei ole roosiline, ütleme nii, et see play-off 6-2 võib-olla see ei ole kõige adekvaatsem näitaja, indikaator, aga suures plaanis küll lätlased on nagu järjepidevamad olnud viimastel aastatel ja nende noorte töö ja välisliigades mängivad lätlased, et see kõik näitab seda kogu pilti tegelikult, et midagi tuleks nagu parandada, et ma ei tea, kas lätlastel on meid vaja, suures plaanis miks peaks üks tugev Läti võistkond tõesti võib-olla sõitma Keilasse, kulutama oma eelarvet, et ega see ongi mõttekoht. Ma arvan, et mina siin seda tõde ei oska öelda, ma ei tea, ma pean oma võistkonnakaaslase käest küsima kokkuvõttes. No ühtepidi on ka ju ütleme sahinaid, et Läti ülikool võib-olla paneb üldse pillid kotti, siis teab palju neid satse üldse Läti jääb, et võib öelda küll, ma arvan, et Lätil ilmselt on Eestit vaja, taseme mõttes Eestil oleks kindlasti nagu lätlastega vaja mängida. Ja just, et meie enda supp võib-olla oleks liiga lahja, et Balti liiga ajad kokkuvõttes, kui leedukad sees olid, siis oli päris äge see periood mingil hetkel, et
ma ei tea, kuidas, Leedu on alati olnud stabiilselt hea, aga võib-olla lätlastel mingi huvi võib-olla oleks vaadata sinna poole, aga meie huvi kindlasti, me ei kannataks seda veel ära, et me peame hoidma seda liigat, jah. Kuidas need sõidud olid üldse, et kui oli see Balti liiga veel ja pidi Leetu bussiga minema, nüüd ma saan aru, et Liepaja näiteks on üks kõige pikemaid, mingi 7-8 tundi bussiga, et kas, kuidas sellega harjumine võtab aega või see ongi selline, et tegelikult tavaline? Pigem on see eelarvete küsimus, jah, et need kauged otsad, ööbimised, et need ei ole Eesti klubidele nagu kerged, et kui eelarved on korras paigas, siis ma arvan, et oleks muidugi mängijate seisukohalt hea käia nagu, mis ots nüüd on sama, jah, Leepa 7 tundi, eestlased teevad tavaliselt Ventspilsiga selle kokku, et need 2 kaugemat mängu, et ma arvan, et kui oleks sarnane olukord nagu oli Balti liiga perioodiga, siis ega neid mänge ei ole, alagrupisüsteemis ei olnud neid nii palju, et seal oli mõned sõidud, et see on seeditav. Aga Rapla osas veel, et rääkisime ennast, mida on räägitud siin hästi palju, on see Läti noortetööle keskendumine, et Rapla on selline nagu kummaline kahe vahel olev näide minu meelest, et ühtepidi Raplal on 4 välismaalast, mis justkui nagu kohustaks seda play-offi kohta igal juhul nagu võtma, aga teistpidi ei saa ka öelda, et Brett Nõmm siis ei mängita ju noori Rapla poisse või noori eestlasi, et neile jagub ka mänguaega, et kas siin ongi nagu küsimus lihtsalt selles, et Eestil pole seda kesket läbilõike kvaliteetset materjali nii palju ja ei olegi muud varianti või tegelikult kui väga tahaks, siis ikkagi peaks paar hooaega samamoodi kütma oma noorte eestlastega ja vahet ei ole, kuidas kaotad, kuni kaotad ja ühel hetkel äkki lihtsalt hakkad vilju nautima. Jah, kes seda täita tõde ja valemeid kokkuvõttes teab, et meedias on läbi ka käinud, et võib-olla tuleks hoida 20–25 selles vahemikus mängijaid nagu rohkem jõuga kinni klubide juures, et oleks oma eestlaste keskmine tase nagu kõrgem, et kui sa võtad iga aasta uue noore peale, et ega tema tase siis järsku ei ole nagu võib-olla ei kannatagi, aga tuleks hoida, aga kui sul on aastaid liigas olnud või võistkonna juures olnud mängija, et tema võib-olla on juba kohanenud ja tema tase on natuke kõrgem, et see, lätlastel on hea näide, Läti ülikool, me ei tea, mis sellest saab, aga Läti ülikool korjab kokku endale niisugused keskmikud, noored tulijad, et nad suudavad ikkagi liigast neid hoida, neid mehi eestlased ei suuda, meil ei ole selliseid võistkondi. Teine näide on Lätis Ogre, kus niisugused juba oma paremad mängud pidanud mängijad on koos ja mängivad ikka liigas, et Eestis niisuguseid võistkondi ei ole, et võib-olla see hoiab nende taset natukene kõrgemal, et ja Eesti noortetöö, ma ei ütle, et on halb, aga lätlastel kuidagi on tulnud järjepidevalt rohkem mängijaid, jah, et kas see on nagu kunstlikult või siis võistkonna juures hoidmine, ma ei tea, ma ei näe praegu selliseid noori ka, kes hullult tahaksid nagu näiteks Rapla näitel meeskonna juurde tulla ja näitaksid seda igapäevast taset, et nad peaksid seal olema. Sa oled ju treener ka, eks siis sa näed kohe selle kõrvalt ära, on ju? No ma olen noorematele poistele, aga eks ma näen seda suurt pilti ikka kõrvalt ka, et ega see ei ole nagu, Eesti noor ei ole võib-olla nagu Läti noor praegu, et millegi pärast mul on niisugune tunne. Aga räägi nagu, üks asi on see 20–25 vahemik, teine asi on see 26–30 vahemik, kuhu üldse väga naljalt Eesti korvpallurid ei jõua, et lõpetavad siis 25. eluaastaks ära, aga 26–30 on see mõnes mõttes nagu see Eesti liiga, see selgroog, et nagu tugevad kodused mängijad, kes ütleme võib-olla rahvusvahelist taset ei kannata, aga vähemalt seda Eesti liiga taset hoiaks nagu üleval, kas selliseid mehi nagu naljalt üldse põhimõtteliselt Eesti liigas ei ole, et igas klubis 1-2 võib olla. Teil on ka 26 ja järgmine ongi Laanen 31 vist, väga nagu sealt rohkem vahemikus ei ole. Et seda ma nagu silmas tegelikult peangi, et seda noort 20. alguses, kes ülikooli või oma elu otsuseid hakkab tegema, et talle nagu võib-olla natuke toetada seda mängijat taskurahaga rohkem, et ta tahaks seal võistkonna juures olla, et ta ei peaks tegema nagu kardinaalseid valikud, et otsustama, et miks ta üldse peaks nagu võistkonna juures olema, kui sellest midagi kasu ei ole või
et ta teeb oma valikud ikkagi võib-olla selle järgi, et mis talle sisse toob kuskilt ja ta ei viitsigi nagu pingutada enam, et kui ta näeb, et teda ei toetatada piisavalt, et sellest tulebki see, et sinna keegi ei jõua 25 üle enam. No kui neid mängijaid tegelikult oleks, siis võib öelda, olgem ausad, et ega siis ilmselt ei oleks ka tagasi tulnud kõrgliigasse pärast esiliiga hooaega. Jah, no ütleme, minu case on natuke teistmoodi, et oleme ausad, ma läksin tagasi sellepärast, et me oleme üks klubi seal, treenerid ilusti rääkisid olukorra ära ja eks ma ise kõrvalt nägin väike enda huvi ka, et kas on võimalik kokku võttes, aga jah, selles mõttes Andres Sõber varasemalt proovis seda lüket teha, aga ma tegelikult olin oma otsuse teinud, aga Keilasse siis või? Keilasse, et kui Brett seda serveeris, siis see pani mind mõtlema, et võtsin selle vastu, teistele klubidele kindel ei oleks olnud. Andres, kui tõsine see Andrese pakkumine oli, kas see oli selline Andres sõbralik, et tule teeme kossu või ta nagu reaalselt nagu istus suga maha, tegi sulle 2 tundi mingi presentatsiooni Andres sõber vast ei tee, aga nagu oli nagu mingi detailne plaan valmis? Ei, päris nii ei olnud, aga see oli tõsine värk, sest ta ikkagi helistas mulle, mul oli telefon Andres sõbra kõnedes kirju, et vastamata kõnesid täis iga päev 3-4 tükki, ja kuni ma lõpuks vastu võtsin või tagasi helistan, ma ei mäleta, et tal soov oli, Sven ka tegi oma tööd seal, eeltööd, et moositas, aga ei. Aga kuidas see üleminek isiklikult tagasi tulla on olnud, et on see, räägitakse, et käärid on suured esiliiga ja kõrgliiga vahel, nüüd sa oled hüpanud ühelt teisele, et pidid füüsiliselt jälle kuhugi uuele tasemele jõudma või kuidas see üleminek oli? Ei, kindlasti, et käärid on olemas, kuna ma olen ikkagi aastaid mänginud, siis mul oli ettekujutus ja aimdus olemas, tuli vaeva näha, praegu on juba huvitav, et mis kevad toob, et laagris ka käidud, aga vahe on suur, et selles mõttes ma olin juba ju kokkuvõttes alla andnud, et ma ei pinguta sellel tasemel enam, aga ei, ma näen vaeva praegu ja meil on, minu jaoks on see paus võib-olla, mis me enne rääkisime, võib-olla hea, et saab jalad alla võib-olla isegi, et natuke võistkonnale kasuks olla. Ma vaatasin tagasi nagu neid uudiseid, kui sa tulid ja mis sinust räägiti, kui sa tulid tagasi, öeldagi, et ilmselt sa oled selles 10-15 minuti rolli, siis ma vaatan praegu su keskmine ongi 14,5, et kõik ongi nagu on siis olnud täpselt nii, nagu sa arvasid, et on? Suures plaanis küll, jah, et alguses vist oli teine mäng, kui oli Tartus, läks lisaaja peale ja siis sa said liiga palju mängida. Pikad kukkusid vigadega välja, siis oli vist 25 mitte ja siis pärast bussi viidi mind kandaraamiga peaaegu. Et see oli küll natuke karm kohe alguses, aga ei, see 15 mitte praegu on olnud väga adekvaatne. Aga kas sa täna saad öelda, et sa oled üldse korvpallurina 100% või? Füüsiliselt? Pigem ma ütlen, et 100% millest, et kas noorest minust või et see on niisugune suhtleline objektiivne, et muidugi ei ole, et kui ma mäletan, mismoodi mu jalad töötasid 10 aastat tagasi ja praegu, siis kindlasti mitte, aga tuleb leida oma alternatiivid ja panna need tööle nagu nii hästi kui võimalik võistkonna jaoks, et muidugi ma tahaks, kui ma vaatan Tormi Niitsu või Hendrik Eelmäed trennis, siis see teeb mind kadedaks, et tahaks jälle 10 aastat tagasi või 10 aastat noorem olla ja samamoodi neile vastu hakata, aga täna on täna ja proovin olla see, kes olen praegu. Ja tegelikult ei ole ju lihtne olnud ka Raplal, et vahepeal pidi isegi Kustas Põldoja panema vormi selga, et kuidas need trennid ja kuidas see mäng ja kuidas see kõik läbi käis teil? Ega mängijad vist alguses ei teadnudki, et üks päev Kustas oli trennis plaks ja siis, mis nüüd siis? Ei, ma ütlen, Kustas tegi parema debüüdi või comebacki, ütleme siis, et kui mina esimeses mängus, ma arvan, et oli väga tubli seal Ogres. Aga sinu esimene mäng, kui reaalne nagu taseme vahe see oli võrreldes sellega, millega sa harjunud olid, nagu see tagasitulek, ütleme. Kui Kustas tegi parem, siis kuidas sul see oli?
Ja ei, mäng on intensiivne, et esiliigas ikkagi võtad palli kaenlasse ja lähed. Või no jah, kas lähed või siis puhkad 10 sekundit seal, niimoodi selles liigas ikka, meistliigas ei ole, et siin on kogu aeg andmine käib ju keha, et see on väsitav, intensiivne, et selles mõttes Brett oligi väga hästi, tegi mulle need vahetused, et mingi 2-3 minta ja pingile puhkama, et siis jõudis ära taastuda, aga esiliigas ongi, ma ütlen, et seal saad sättida oma hetki, et kui ikka oled punases, siis teed rahulikumalt ja taastud ära ja siis läheb jälle, et intervallid on seal kõiguvad, et meistliigas tahetakse panna algusest lõpuni ikka nagu täie rauaga, et vastane ära küpsetada, et see on suures plaanis keeruline olukord oli minu jaoks alguses, aga seda ma Brettile ütlesin ka, aga ta oli väga oskuslikult võttis mu välja, et seal tegelikult mingid setid olid, kus oleks tahtnud isegi võib-olla kauem väljakul olla, aga ta võttis mind ikkagi välja, et väga hästi tegime selle. Kas sa praegu nagu sa töötad selles mõttes nagu maksimumi peal või sa hoiad nagu, hoitakse sinu pealt endiselt nagu, või sa ise hoiad ennast kuskil nagu tagasi? Või sa oled nagu töötad nagu 100% nagu legionärid profina? No ma olen ikkagi püüdnud olla võimalikult ikkagi seal maksimumi lähedal, et teistele jääks vale mulje, teistele mängijatele, et keegi ei tunneks ennast ebavõrdses seisus, et üks vana peer tuleb ja käib siis, kui tahab, et see võtab mõne minuti ka veel, et keegi ei arvaks niimoodi, et ma olen ikka proovinud hommikuti õhtuti kogu aeg võistkonna juures olla ja teha ikka samu asju. Muidugi on seal mingeid mõõndusi olnud, aga suures plaanis ma olen proovinud ikka olla nagu täisväärtuslik võistkonnaliiga. Aga läheme võib-olla selle juurde, kus siis 15 aastat tagasi olid sul teised jalad all. Et just, kas kõrgliigasse kõigepealt jõudsid üldse Talk ja Nübitisse, eks ole? Just. Triobet, Talk, mis ta toona oli? Jah, see võistkonna nimi muutus Triobetiks sellel hetkel just, kui ma sisse astusin. Tegelikult ma olin seal tiirelnud juba mõned aastad varem, et Tiit Sokk oli siis eesotsas seal treenerina ja ta kaasas mind protsessi tegelikult juba varem, et kuigi ma nimekirjas ei olnud, et suvelaagrid ja hooaja sees mõned trennid, et Tiit Soku korvpallikooli, mängisin U20 meistrivõistlusi, et sinna ta mind võttis punti, et sõbrad Timmu, Tanel tulid, kes seal kõik olid. Ma vaatasin seda nimekirja, seal on päris huvitavaid nimesi ikkagi, et jah, et nemad olid juba kõrliigas mängisid, mina ei mänginud, kõrliigas ma olin esiliigas Audentese pundiga mängisin, aga trenni suures plaanis ma juba tegin koos nendega. Aga kuidas üldse Saaremaalt jõudsid sinna? Ütleme nii, et Muia tuleb näole, mingi hea lugu tuleb. Vahva lugu, jah, et kunagi oli ajakiri Sporditäht, eks. Ja ma mäletan, et ma kolasin kuskile need vedelasid ja ma nägin seal Tiit Soku korvpallikooli kuulutust, see oli äkki mingi 5.-6. klass, kus ma käisin. Ma ütlesin emale, et pakime asjad, me oleme Tallinnasse, et ma tahan sinna Tiit Soku korvpallikooli saada. Ema ütles, et päris nii need ei käi ja asjad nii ei käi, et ema oli ise tsikis käinud, et värapallur ja siis leidsime selle näol alternatiivi ja võtsin selle endale sihiks, et tahan ennast realiseerida ja tsiki, ma olen nii palju noorem, minu jaoks oli Audentes, et Audentese katsetele ma läksin ja osutusin valituks, et sealt see algas põhimõtteliselt, et kuigi minu treener, sama treener, kes Maarjo paistel, et me oleme koos Maarjoga tegelikult kasvanud Saaremaal, et ja mängid noortevõistluse, et treener Maarjo jättis Saaremaale hiljem, mina läksin ära, et mulle ta soovitas ka, et lähme ikka Saaremaalt kõik koos, et vaatame, kuhu jõuame, aga minu kardinaalne otsus oli, et ma läksin peale põhikooli Tallinnasse ära. No mis see müügiartikkel oli, et vaatame, kuhu jõuame, et mis see plaan oli Saaremaalt jõuda? No ütleme, iga treener tahab hoida oma tibusi, eks Maarjo jõudis lõpuks ikkagi meistriliigasse välja, et ja mängis aastaid, et suures plaanis eks see oligi, et võib-olla
et minna tema juures siis teha see samm, et iga treener tahab niimoodi müüa oma siis õpilasi, ma arvan, et mina läksin Audente, sest et see väike mõned aastad sinna vahele jäi, et võib-olla selles mõttes see ongi see tunnustuse, et Mario, treener sai läbi Mario siis parema tunnustuse, ma arvan, et ta läks otse siis Saaremaa treeneri alt meistriliigasse, et see on niisugune ütle see nimi ka välja, kelle juures sa treener Enn Laanemäe. Jah, et ühesõnaga niisugune lugu. Lugedes seda mul korra lipsus Enn Läänmäe, et siis tervitused talle ka, aga see selleks vana jalgpallitreener. Aga seal Talke Nüübitis vaatasin jah, Marko Riis ja Kristjan Makke. Ei, väga äge punt, et noor Gert Torbek veel. Jah, Margus Klementsov. Kõige vanem mees oligi Makke äkki 26, 5 ja Gert oli siis 22 äkki, midagi sinna kanti ja tegi kõva hooaja, et iga mäng üle 20 oli äkki hooaja keskmine punktisaak, et siis teised aitasid kõrvalt. Et... Siin on 16,4 on keskmine, aga no igal juhul kõva. Ja siis on ka üks endine saatekülaline on üles antud, Martin Rausberg oli ka koosseisus. Just, Martin unustasin ära, et Martin oli niisugune minu kategooria mees, et Tiita võitis meistriliiga juurde küll varem, aga pigem mängisime esiliigat koos ja käisime trennides ja hiljem siis täpselt see aasta, kus see triobett tuli, et siis me olime kõik seal koos. Väga hästi tegelikult sellel hooajal panime minu arust, me keskmine vanus, nagu ma ütlesin, Makke kõige vanem, äkki sinna 25 ümber ja ülejäänud olid, Timmu on 89, Sünd, mina 88, Rausberg 88, et me olime kõik seal 17-18 põhi nagu rotatsioon, et tegelikult vaatadki jah, nagu ongi täpselt vanus, et siin jooksevad 22, 18, 19, 21, 19, et see on justkui nagu see, millest täna nüüd räägitakse, et selline mingi Eesti sats võiks nagu olla ja tegelikult mäletad ka, kuidas teil läks või? Me olime terve hooaja äkki 4. kohal ja siis, kui me mäletame, oli võistkond Fausto Tartus, et legendaarne. Et kas saime 1-2 äkki veerandfinaalis või oli 0-2? Pigem ma arvan, et 1-2 saime veerandfinaalis tappa ja ma mäletan, et me olime väga pettunud, et mis praegu, kui me mäletame Audentese noortekoondiste aegu, et sama vanad vennad enam-vähem, paar vanemat meest oli ka meil, aga ma millegipärast arvan, et nad ei olnud väga pettunud oma hooajas sellel ajal, aga me olime seal 4. kohal ja saime veerandfinaalis tappa, et siis me olime väga pettunud. No te olite ikkagi konkurentsis, täiesti konkurentsivõimeline meeskond, et tegelikult siis justkui nagu varasemalt oli see võimalik selline meeskond komplekteerida. Muidugi oli siis oma vahel. Kas te Balti liigat ka mängisite või? Mängisime, jah. Aga kuidas seal tundus toona, kas oli mingisugused tasemekäärid või? 2-1 oli, kinnitu vahele. Seal oli ikkagi raske, et ma mäletan, et esimesed Balti liiga mängud olidki Leedus kuskil kaugel ja me tulime 2 mänguga ära -100-ga, okay. Et seal olid käärid ikka olemas. Ja. Väga lahe ei olnud selles bussis sõita. Ma tagasi korraks selle Fausto mängu juurde tulla, siis kuidas on veerandfinaalis mängida? Sinu punt on 19, 20, 21 mehed ja vastas tuleb mingid Eugenius Vaskisid ja Ardo Ärmpalud ja Ando Tagametsad, kes olid juba natuke näinud seda elu. Ei, väga lahe oli. Ma ütlen, et meie treener Tiit Sokk oli selles mõttes ka väga äge treener, kes meid motiveeris ja neid vastased, Tiit tegi vastased nii maatasa, et me uskusimegi, et me oleme noored paremad kuked ja et selles mõttes Tiit nagu utsitas meid kõvasti. Mis see tähendab, kui Tiit teeb vastase maatasa, mis see nagu on? Ei ütleme nii, et teeb teist nagu jutu järgi maailma parimad vennad ja nemad on nagu mitte keegid või? No just ala, et Tiit oskas nagu oma võistkonna nagu seda enesekindlust nagu päris kõrgel hoida, et meil oli väga äge kamp seal. Ja Tiit Sokk, kas need kuulsad surmalaagrid, millest on nagu Eesti koondise raames nagu peaasjalikult räägitud, ma kujutan ette, et need võivad ju nagu enne ühte pikka klubihooga veel hullemad olla või? Just, minu esimene meestelaager kestis 14 päeva Kuremaal, et see oli jõhker. Ma ütlen, et peale esimest päeva olid jalad krambis, aga teadsid, et 13 päeva on veel minna, et
see oli ikka, noh, me just eile lätlasega rääkisime laagritest, et me Hiiumaalt tulime nüüd enne 4 päeva, et siis ma ütlesin, et mu esimene laager oli 14 päeva, et korralik jooksukas, et ei, see oli lahe aeg, ma ütlen, see 14 päeva seal vastu pidada, see oli niisugune taseme näitaja, ma ütlen praegu tagantjärgi. Kas keegi ei pidanud ka või? Vot seda ma enam ei mäleta. Milline oli siis? Too mingi tummine näide nagu mingist harjustusest, et kõik saaksid ikkagi aru, mis see kõige raskem. Ütleme nii, et meil oli 2 trenni päevad seal kogu aeg ja kui oli nii, äkki esimene päev oli 5 kilti hommikul, teine päev 7,5 kilti, 10 või 15 kilti, kolmas päev 15 vist oli. Ja ma mäletan selle 3. päeva jooksuka, siis oli Alar Varrak veel abitreener seal Tiidul. Ta mõõtis selle maa valesti, nii et seal osad vennad jõudsid üle 25 kilta panna. seal esimesed Raido Roos ja kes seal olid. Ja siis ma mõtlen, müstika nagu selles mõttes, et... See on pool maratoni, ju? No just, et ja siis... ja me räägime 2 meetristest meestest räägime ka, me ei räägime. Kui ma õigesti mäletan, siis Roosile mindi autoga järgi, et ta oli kuskil juba, ma ei tea... ta oli Tartus ju. Jõgevalt kuskile teise maakonda juba pandud. See oli siuke... Lihtsalt jooksmine siis? See oli hommikul, jah. Ega sealt jooksuringilt tulid tagasi, siis läksid jõusaali. Ja siis tuli õhtune saalitrenn. Et jah, ei, minu kui noore jaoks oli esimene meestelaager oli ikkagi jääb eluks ajaks meelde. Aga kuidas, kas siis hiljem tundsid ka või oled hiljem tundnud, sa oled seda mitu korda saanud ju, et kas tulevad siis jalad alla selle võrra palju rohkem? Eks ikka, ei, ma ütlen, et tänapäeval ka tuleb või noh, tänapäeval tehakse ka trenni ikka, jah? Muidugi tehakse, et ei, treening on asja võti ja asja tuum, jah. Aga see ajastamine selle osas ka, eks ole, et noh, paljud siin on räägitud, et on kõik teisi kõrgliiga treenerid, kellel on väga kõvad treeningud, et kas ajastamine on siis hästi oluline, et või siis võetakse alati vahepeal nii-öelda mõned mängud selliselt, et jalad ongi pehmed, kuna see laager on all, aga hiljem peaks siis hakkama nii-öelda viljade nautimise periood pihta. No vot, ma ütleks selle peale, et praegusel hetkel või ajal mängijad on justkui nagu aastaringselt nagu heas vormis ja siis natuke putitatakse seal enne tähtsad mänge juurde, aga sellel ajal olidki need laagrite põhiteemad, hooaja sees anti agu seal enne kevadet kõvasti. Et praegu ma ütlen, et see polegi enam niimoodi, et kas jalad pehmed, pigem ma arvan jah, et kui praegu tänapäeval mängijatele anda üks kõva trenn või nädal alla, siis need jalad ongi pehmed, sest pole enam harjutud niimoodi. Et sellel ajal tehtigi see kõva laager, tehti, millest taastusid seal, ma ei tea, nädal aega pärast laagrit, et praegusel hetkel ma ütlen, et minnakse järjepidevalt nagu sukse stabiilsema nivooga, nagu, et ei ole nagu ära kukkumisi, et lastakse suvel 2 kuud lulli ja siis 3. kuul pannakse 6 aega järjest trenni, et seda tänapäeval enam ei ole. 20-aastane Indrek Ajupank tegi siis 1 hooaja Trio Metalkes ja siis tuli juba PC Kalev Cramo ukse taha. Toonane Kalev Cramo oli peaaegu põhimõtteliselt sama asi, mis praegu, võib-olla mitte nii suveräänne esiklubi, nagu ta tänapäeval on, aga ikkagi ju Eesti meistritiitli peale koos Tartuga mängiv klubi, et mis see tähendas? See on üks legendaarsemaid Cramosid, kus oli Linehan ja Fox ja Laid, eks ole, et kuidas sinna sulanduda oli? Jaa, see oli, ütleme, et see siis Triobet tegelikult läks laiali, et suures plaanis ma arvan, et me noored oleks seal kõik edasi mänginud, aga see klubi läks laiali. Ja siis pandigi terve hunnik noori üle Tallinna sinna Cramo trennidesse ja Sõel seal töötas ja sinna jäid pidama siis mina, Tanel Kurbas ja äkki oli Rain Raadik. Et ütleme, palju neid veel oli siis, ütleme, mitu välja sõeluti? Ütleme, kõik TalTechi poisid ja ma arvan, seal oli ikka kõvasti, et noh, isegi Veidemann ka proovis juba siis tegelikult. Oli trennides päris palju poisse oli seal tegelikult, kelle see Nenad Vutšinit siis välja jättis. No Veidekas on ju sinust 4 aastat või 3 aastat noorem. 3 aastat noorem, et ta oli, sina oled 20, ta oli siis 17. Jah, äkki võis olla nii. Ja siis milline see,
läksid Triopetist, läksid Kalev Cramosse, nagu just Tiit ütles, Linahänid, Foxid ja asjad ootasid siin seal ees, et mis hüppe see veel oli? See oli, ma siiamaani nagu hea sõnaga ikka meenutan neid mehi, et ülilahedad välismaalased nagu esimeseks korraks saada ja toetavad, julgustavad ja võistkond nagu üldse hingas nagu väga erilises rütmis, et see pulli tegemine samal ajal, kui tööeetika oli nii kõrge, et üliäge, nagu üliharva, ja ma arvan, et ma polegi hiljem kohanud niisugust asja, mis kohe alguses oli. Et see, no ma ütlen, Linehan peale seda mängis Euroopas, Euroliigas, pani sealt söötude rekordi ja mängid Cramos niisuguse vennaga koos, et Nate Fox, kadunud Nate Fox, ülikoolis Reggie Milleri kapten minu arust oli, et nagu niisugused vennad nagu täiesti uskumatu, nagu siis oli Josh Pace, Carmelo Anthony võistkonna kaaslane, tulid ülikoolide meistriks, täiesti ebareaalne kamp, mis sinna kokku tuli, et ja eestlased ka muidugi oli ju Kangur, Arbet, Sokk, Kriisa, täiesti müstiline, et nagu see on nagu unistuses kõnniks ringi, et üliäge oli ja said seal veel mängida ka koos nende meestega koos väljaku peal, et üliäge. Mul ei lähe kunagi meelest ära see Linehani lugu, kus Kobe Bryant vist rääkis, et tema on Linehan kõige parem vend, kes teda katnud on kunagi. Mis oli Linehani vastu üldse võimalik treenis põrgatada või? No õnneks mina ei pidanud tema vastu põrgatama, aga no vaatame nüüd Martin Torbek, eks Cramo kapten, tema ka oli seal kambas, kui ma õigesti mäletan, ja Linehaniga seal pidi mõllama, et või tema vastu mängima, või ma ei mäletagi täpselt, kas Martin oli meil nimekirjas. Vist ei olnud sellel hetkel, aga ta juba äkki ta oli seal trialil nii-öelda. Äkki liigas juba mängis, siis seal äkki oli Kuremaa võistkond, vaata, kus noored koos olid ja sai vastu mängida, vaata. Ja siis ma arvan, et kõik mehed, kes sellel ajal Linehani vastu mängisid või trennis olid, et on väga palju paremad. Ma mäletan ühte mängu, kus tal oli vist mingi 9 vahetlõiget või mingi täiesti ulmelised vahetlõike numbrid olid ja täitsa uskumatu. Mulle sõber Sven Kaldre räägib ikka, et tema mängis ka seal Kuremaa võistkonnas, et proovib palliga üle minna ja siis põrgatab edasi omast arust, teised vennad karjuvad, et mida sa teed, vaatab üle õla, Linehan juba palli korvi. Et see käis nii kähku. Meistriks tulite vist, aga Balti liigas oli see kurikuulus Tanoka Birdi vise vist või? Mis sai saatuslikuks? Et just Balti liigas, siis oligi Balti liiga, ma mäletan, ja saan uhkusega öelda, et Salgeri selle 30-ga pakki pannud. Ma olin koha peal seal. Jan Kuunased ja kes seal olid, et ma käisin isegi platsi peal ära, et Riitasega mängisime lisaaega, Riitas oli ka ülikõva selle loo ajal, et mängisime Leedus lisaaega, ma mäletan, või mehed mängisid, mina vaatasin. Aga jah, siis see oli väga suur pettumus, seda Nooka hull, et ma arvan, et me olime võimelised seda liigat kinni panema sellel ajal. Või see Cramo võistkond. Kas need Tartu versus Tallinn mängud on nagu tänasel päeval ka see, millele sa võib-olla, kui sulle öeldakse, et too mingisugune karjääri tipphetk välja, nagu mida sa kogenud oled. Sa isegi said mängid toona ju sama suurt rolli, kui sa oled hiljem mänginud klubides, aga need mängud ikkagi. Tartu saalitu, see vana saal, see oli nii kummis ja see kevadine palavus seal saalis metsik. Ja see oli vaalitsemine, ma mäletan, Nate Fox ja siis Tartus oli see Sanikitse. Tsintsaatse ja Sanikitse. Nate ei sallinud seda Sanikitset üldse, vaata, ühe korda ma mäletan. Nüüd me saame aru, miks ta ei sallinud, kui me loeme neid uudiseid Sanikitse kohta, kus ta Gruusias nagu rolliks on läinud. Jah, et ta tegi ette. Ma nägin, või ühe korra vist vabal päeval Nate läks kuskil Tallinnas suvalisse restosse sööma ja siis ta nägi seda Sanikitset seal, ta ütles, et see on ebareaalne, et Tallinnas ja mingid Tartu ei hakka ropendama siin samasse restorani satud kokku. Ta tahtis selle venna lihtsalt ära süüa. Isegi, ütleme, ta võttis ka selle nii-öelda rivaliteedi nagu tänava peale ka kaasa või? Saalist välja? Ja ikka jah, et see nalja tegemine Tartu üle, see oli nagu igapäevane. See oli päris pull. Ma räägin, et need välismaalased olid siuksed, nad võtsid selle kõik Eesti asja võistkonna hinge
oma asjaks nagu uskumatu, aga niisugused staarid nagu, aga nii oli. Ma küsin, tuleme selle juurde veel tagasi kohe selle 2010. aasta kanti, aga kas sa oled seda hiljem ka kogenud, et välismaalased, legionärid nagu saavad aru sellest Eesti kossu kultuurist ja sellest kõigest, nagu, millest nad osalised on nagu nii täpselt, kui toona saadi? On olnud sellised mängijaid, et Frank Elegar oli näiteks üks selline mängija, Bamba Fall oli Eestis palju, ta oli küll nagu näitas seda teistmoodi välja, aga talle väga meeldis siin Eestis patrullida ringi, ja kindlasti Raplas on olnud selliseid mehi, kes on uurinud ja tahtnud teada rohkem ja kaasa lõnud. Milles Elegari või Bamba puhul see välja nagu lõi, ütleme siis, see arusaamine ja uurimine? Elegar oli ka rohkem siuke, kes tahtis Tartut kõvasti kottida, et Bamba oli siuke heatahtlik, tema katsetas siin üldse Eesti eluolu, et Toomas Raadikuga nad olid suured sõbrad ja siis nad avastasid erinevaid maitseid ja üldse nagu kultuuri. Siin on täpselt see, et päris mitu lugu ilmselt tuleb meelde, aga kõik ei saa rääkida. Just, et mõned on niisugused, mis veel tahavad seedimist arhiivis olemist paarkümmend aastat. Aga sellest sa said teada, ma loodan väga ruttu, et temast laul tehti. Ja ikka, jah. Et kui see Genka tuli minu arust, kui see välja tuli, tegi seda laivis saalis. Yeah. Et siis me olime teammate'id ja see oli äge, siis Bamba kuulis oma nime, vaatus, mis siin toimub. Oled sa jäänud mõnega suhtlema ka kogu oma karjääri vältel, oled ju nii paljude legionäridega mänginud, et mõni kontakt on ka säilinud? No otseselt ei ole, et see kipub niimoodi olema, et hooaja lõppedes mingi aja nagu hoiad sidet, et mida kaugemaks või rohkem aega mööda läheb, seda vähemaks seda kõike jääb, aga jah, Linehaniga tegelikult mingil hetkel sai kirjutatud ja uuritud ja eluolu, Joss Pace ja Rapla legionärid, Devonta Upson käis nüüd Eestis mängimas, eks, siis me natuke kirjutasime ja ikka, teisi, sotsmeedia selles mõttes on äge asi, et sa saad ülevaate oma ühiskonnakaaslastest, seal on lihtne neid asju saada, kas või Põidla või mida iganes enne, aga et ülevaade on olemas, ma arvan, ja praegu, lätlased on niisugused erilised vennad olnud ja siis Kalevis oli see Kupstas Mindaugas. Jah. Et tema oli Kupsas ikka või? Kupsas äkki oli, jah. Et tema isegi kutsus mind Leedu pulma kunagi, sinna ma kahjuks saan minna, aga ei, nende välismaalastena ikka siuke, mina olen proovinud olla nendega hea inimene, hea eestlane, hea võõrustaja siis, ja võtta nagu midagi enda jaoks nende käest. Mina tartlasena ma tahaks tagasi tulla selle Danoka võiduviske juurde, mida see tegi meeskonnaga, kui ütleme, no ma tean, kuidas Tartu sellele reageeris ja kuidas Cramo sellele ja Tallinn sellele reageeris. Ma nüüd proovin meenutada, et aga otseselt, kas me läksime Koopasse peitu, nüüd mõneks päevaks seda ma arvan, et ei olnud, aga ma arvan, see oli väga suur motivaator kevadeks eestikatel, et seal oli pigem võeti seda niimoodi. 2 aastat mängisid Cramos ja 22-aastasena läksid sa siis Raplasse edasi, esimest korda Raplasse, sa oled praegu Raplas tegelikult vist 3. tiiruga või? Nagu ütleme, nagu järjest mänginud. Ja. 2010-13 oli su esimene periood. Kas sa juba siis nagu esimest korda Raplasse minnes said aru, et see on nagu mingisugune sellise auraga koht, mis sind hakkab nagu kuidagi nagu võtab vastu vähe pikemaks ajaks, et see kuidagi klappis kohe? Tegelikult ei olnud, et see on jälle, see esimene minek on siuke naljakas võits võib-olla, et siis Aivar Kuusma sai Kalevi treeneriks, Cramo treeneriks, et ma hooaja ettevalmistuse kõik tegin seal ära ja siis mingil hetkel Aivar ütles, et sa pead küll nüüd omale uue klubi siin Eestis võitsima, vaata, et siis ma olin nagu kurat, et tundub, et mul see lagi on siis käes, et siit nagu nüüd on kõik, et unistused on katki ja kuidas käib, kuidas treener ütleb seda noorele mängijale?
noh, ta päris nii julmalt ei saa öelda, kui see praegu kõlas. Ei, muidugi mitte, et andis lihtsalt teatahtliku soovituse, et ilmselt minuteid nii palju ei kogune ja viisakalt andis teada, et siis ja sina ütlesid, et see nagu, et sa said aru, et sul lagi võib olla käes, et see nagu noorele mängijale ma kartsin seda, et mu tee on nagu läbi lõigatud, et ma ei tule enam kunagi sealt tagasi, et see hirm oli, et aga Raplasse sattusin alguses väga äge, seal olid jälle need Eesti noored poisid, kellega sai olen kamraadid nüüd praeguseks saanud välja need aegu nähtud, et võistkond meeletu töö, mis seal Indrek Ruut meiega tegi, üliäge, nagu selles mõttes see esimene periood Raplast, ma arvan, et ilma selle perioodita poleks ma kindlasti olnud see mängumees, kes must kujunes, et Ruut tampis meid seal kõvasti, et see ladus ikka kõva nagu eelduse põhja selleks asjaks. Kas tal on ka siis nii-öelda mingisugune surmalaagri maine või treenerina? Otseselt mitte, aga tema üldfüüsiline ettevalmistus läbi jõusaali või harjutuste ja trenni intensiivsus, see oli siuke, ma arvan, noore mängija jaoks nagu väga oluline, et sellel hetkel oli väga raske, hullult kirusime ka meest, aga praegusel hetkel ma ütlen, et jumal tänatud, et see nii oli. Kuna sul hakkasid tulema vigastused? Me ju teame sind ka mängijad, kes päris puhtalt ei ole nagu läbi tulnud, vaid on siin paar päris halba pauku olnud, et millised need sinu suuremad tagasilöögid on olnud ja kuidas see vigastuste maailm nagu ühte korvpallurit mõjutab nii füüsiliselt kui ka vaimselt? Jah, üks parem põlv on kõvasti pihta saanud ja ette jäänud, et selles mõttes ma ei ole kunagi ise omal jõul nagu ära lagunenud, et alati on mingi abi olnud, et esimene abi oli, ma mäletan, Laane Raiduga viskame nalja selle üle, et Rait ei viitsinud kunagi, oli B-koondis kaitses mängida, lasi ühe taanlase läbi ja siis mina pidin lappima seda, aga see taanlane kukkus nii õnnetult mul põlva, et see oli niisugune esimene suurem laks. Kas see oli Tartus või? See oli Tartus, ma olin vist saalis, see oli ka, see oli niisugune olukord, mis ikkagi, kõik said kohe aru, mis tõenäoliselt juhtus, et nagu saalis oli selline nagu, ma ei tea, ootusarv vaikus, et kas tõesti või midagi. Ja sa said ka kohe aru või? Ma sain kohe aru, jah, ja ma mäletan, et ma tegin ühe karjatuse seal kohe peale seda, aga kõik arvasid, et mul meeletult valus, aga see karjatus oli sellepärast, et miks miks see põlv pidi katki minema, vaata, et see oli sellepärast, et see teadmine, et sellest välja tulema võtab jälle aega ja siis, aga kokkuvõttes see ongi selle põlve, ütleme siis saatuse hetk oli see hetk, et see vigastus tekitas palju probleeme hilisemalt, et kordusoperatsioonid, kõhreprobleemid, et see oli siis ristati sideme rebend või? Mis see oli? Sisemine külgside, aga jah, et koos kõhretükkidega seal, et kõhreprobleeme tuli väga palju, et sidemeteks teed ära, aga kui sul hiljem jäävad luud, kondid kangeks ja kriipima ja põletikud kogu aeg sees, et see on selle asja paha pool siiamaani olnud. Võib-olla jah, kuhu Rasmus ka vaikselt tüürib, on see, et siin hiljuti oli ju jalgpallis oli selline teema üleval, et üks Kuressaare mängija tuli ja rääkis, kuidas tegelikult pidi oma kulude ja kirjade eest opi eest tasuma ja siis algas ilge diskussioon selle üle, et kuidas korvpallis üldse see on, et kas klubi tasub korvpallurile või kuidas Eesti klubid korvpallimaastikul tegutsevad sellistel juhtudel? Ütleme selle konkreetse opi korvas korvpalliliit. Kas see oli sellepärast, et sa olid koondises parasjagu või? Pigem küll jah, aga ikkagi ma pidin ise kirjutama liitu, et uurida võimalusi ja siis muidugi lahkesti olid nõus, aga suures plaanis ütleme, et korvpallis ei ole olnud, et läbi haigekassa ikkagi ja läbi tutvuste suhtelt kiiresti on saadud ja ei pea oma kuludega neid asju väga palju ajama. Kas see on ka
mida ma olen ka siin inimestega arutanud ja üks teooria, miks arvatakse, et korvpallis on nagu seis parem, on sellepärast, et korvpallis on nagu ühe Eesti mängija väärtus on võib-olla suurem, et sa ei saa nagu sellist mainet enda klubile lubada, sest Eesti mängijad, kelle nimel sa nagu võitled, on tegelikult vähe ja kui nad sulle selja võõravad, siis võib nagu pahasti olla. Pigem küll jah, et see halb maine tekib ju klubile ka, kui ta keerab selle selja kohe, et need praegu on parem seis, aga taastusravi perioodid, tegelikult ma mäletan küll mingeid asju, kes omast taskust on taastusravi arstidele nagu pidanud tasuma. Aga ütleme praegu võistkondade juures on füsiod ja lubatakse ikkagi nagu, tehakse ikkagi sind korda nii palju oma võimalustega, kui võimalik. Taastusravi on ka ju tegelikult, et sa ju taastud selle nimel, et sa oleksid täisväärtuslik mängija ja saaksid võistkonnale kasulik olla ju tegelikult. No absoluutselt, et see on väga tähtis pool sellel asjal. Aga siis varasemalt võis nii olla, et klubi ei tule vastu taastusravi osas? Nojah, selles mõttes tasumine klubidele on tegelikult, osad mängijad on valinud, vaata, kuhu nad tahavad teha või kellega nad tahavad see taastusravi teha, et siis võib-olla pole see klubile nagu väga meeldine, et miks sa meie klubi juures ei tee, aga kuigi see mängija usaldab võib-olla mingit teist inimest rohkem, et ta tahab seal teha. Okei, siis nagu klubi on variante pakkunud selles mõttes, aga lihtsalt on eelistuse küsimus tekkinud. Eelistuse küsimus võib-olla pigem, jah. Et see, ma ei tea, kuidas see täpselt on, jah. Mina ei tea. Suures plaanis ma arvan, et korvpalluritel on suht okei olnud Eestis nende asjadega. Aga võib-olla see esimene Rapla periood siis tegelikult ma vaatan, kohe tahaks küsida, siin on üks huvitav nimi, esimesel hooajal jookseb välja Jaan Montgomery, et täiesti müütiline Neid inimesi on Eestis palju, kes temaga juba rääkinud on, saad üks neist. Ja ma olin isegi toakaaslane, jagasime korterit, et ta oli ikkagi siis päris inimene. Päris inimene ja päris suur mees. Ma mäletan, Jaak tuli korterisse, pani mingi voodi püsti sinna ja ütles, et sul tuleb siia kaaslane varsti. No kes see tuleb? No Jaan tuleb. Ja esimene öö, kui Jaan seal voodis magas, ma kuulsin, ilge ragin käis ja voodi läks kolinal, vaata. Pilvast läks siis, mõtlesin, Jaak, su oskused vajavad lihvimist. Ei, see oli väga muidu inimesena väga lahe vend oli Jaan, jah. Ja temaga võib-olla ka algus, kui ta ära läks, sai suheldud ka natuke, et ta rääkis eesti keelt pusis ja väga lahe tegelane, viskas nalja ja et siuke jah. Aga kus ta siis nagu lõpuks leiti või mis ta see lugu oli siis tegelikult ja ta käis ju koondise katsetel ja kõik asjad ja? Ma nüüd nii täpselt ei mäletagi, kuidas ta siia Eestisse jõudis, kas läbi sugulaste äkki keegi pakkus, nagu need asjad ikka, keegi annab vihje ja kuskilt otsitakse siis üles, kas on päris või no. Ja milline, sa ütlesid, nagu ta oli väga äge inimene, mis see tähendab, miks ta siis oli äge inimene, mis ta tegi ägedaks? Ta oli niisugune sõbralik, ta jagas enda mõtteid, inimene, kes ei ole kinnine, tuleb kaugelt, et nemad ongi nagu, kes tahavad olla seal hetkes, kes ei tunne, et nad on vales kohas, et sellised inimesed alati on nagu head. Aga kuidas ta tase oli siis lõpuks? No ütleme nii, et eks ta oli ikkagi, ei olnud valmis nagu selle kiiruse jaoks, et ta mängis küll ju ülikooli korvpalli minu arust, eks, või oli keskkooli, ülikooli ikka. Et aga ikkagi selle meistriliiga kiiruse jaoks ta valmis ei olnud, et ta ei olnud jah, selles mõttes kindlasti see mängis ülikoolis, mängis 3 hooaega, jah? Kaalunumber oleks võinud natukene vähem olla. Ei, midagi ta tegi, aga pool hooaega vist pidas vastu. Ja detsembriga vist suhteliselt said tema mängu mängitud, aga siin ikka üle 10 minutit täna mängus, et ta ikkagi käis platsil, viimane mäng oli Valmiera vastu 2 punkti 6 lauda, 14 minutit näiteks ja enne seda Tartu vastu 13 minutiga 4 punkti 3 lauda. Ja, ütleme nii, et ta oli ju väga pikk 20, aga pealtpanemine oli tema jaoks pigem vaevaline, et see juba räägib enda eest, ma arvan. Aga see esimene Rapla periood, kokkuvõttes Raplas üldse nii-öelda medalite saldo 2 pronksi, 1 hõbe vist, jah?
sul ühel aastal te ju saite finaali. Jah, mul või lugemine on sassi läinud. Karikas oleme midagi saanud, äkki seal esimeses raksus saimegi karikas finaali kunagi. Tarvas võttis poolfinaalis Graamo ära ja mäletan Tarvaga äkki mängisime finaali kunagi. Aga 2 pronksi. Äkki oli 2 või on 3, ma ei tea, 2. Ja see esimene periood oli 3 hooaega siis enne kui tagasi Graamosse, Äkki oli jah, poole hooaja pealt isegi. Aga kui sa tagasi Graamosse jõudsid, kas siis oli selline, oli see kergelt selline tõestamiskoht ka, et kui ma olin 3 aastat noorem, siis mul justkui lõigati karjäär läbi, kartsin, et nüüd ongi kõik, aga ise töötasin ennast tagasi, nüüd ma olen jälle siin ja nüüd ma teile näitan. See oli, ma ei oodanud seda hetke tegelikult ausalt öeldes, siis Varrak sai Graamo peatreeneriks ja ta tõi mulle tagasi enda juurde, sest meil oli Varrakuga mingi suht okei läbisaamine, ta oli Audentases ka korraks treeneri. Ma arvan, et see oli jälle siuke jumala käsi või otsus, et Varrak sinna sai ja ma sinna sain, et tegelikult ma ei uskunud seda, kui Indrek Ruut ütles, et kuule, et paki asjad kokku, homme lähed Tallinna, vaata. Nalja teed minu üle, vaata, et ma olen juba siia toodud, et midagi on juba ära lõigatud, et ei tasu nalja teha, aga ikkagi see osutus tõeks ja ma olin väga rahul ja õnnelik selle üle. Kuigi see Graamo periood ei kujunenud selliseks, nagu ma tahtsin, aga ikkagi jah, et ma sain sealt midagi juurde. Kas, kui suurt mängu või kui suurt asja on sinu jaoks tähendanud Eesti koondise esindamine? 36 mängu sa oled nagu kirja saanud, need enamus ei ole nagu need suured mängud, nagu me praegu siis nägime mingisugused Makedoonia, Eesti Makedooniat või Eesti Leedut, aga ikkagi sinu põlvkond pääses ka ühe korra EM-ile ja sa said seal nagu sellel teekonnal nagu osa olla, et kuidas sa nagu selle enda koondise teekonna kokku võtad? Vast kõige olulisem, ma ütleks, et see on olnud väga suur unistus lapsepõlves ja see täitus, et muidugi oleks tahtnud suuremat rolli mängida, et ma võin öelda, et 2015 ma olin pettunud, et ma ei olnud nimekirjas kokkuvõttes, et kui palju sa ütleb puudu ei, mis sa arvad, kas said seal 15-16 mees või mitmed said? 14 äkki. Et sa olid tegelikult ikkagi nagu väga-väga lähedal? Väga lähedal, jah, ikka jah, ja ma olin pettunud, et ma ei hakka analüüsima otsuseid, aga pigem ma olin väga pettunud, et ma ei saanud nimekirja. Et selles mõttes õiged mehed läksid, aga ise oleks tahtnud ka olla. Et see oli see hetk, aga midagi teha pole ja suures plaanis peale seda Tiit ikkagi hoidis mind koondise juures ja väga pikalt, hoidis on vale sõna, et ma sain olla ja ma arvan, et õigustusega, et häid mänge ma sain pärast ka. Iseenesest selle Graamo perioodi jooksul, kus olid ka, ma arvan, kus olid ka koondise jaoks väga palju pildis. Seal tuli ju 3 meistritiitlit tegelikult ja ühtepidi sa nagu mainisid siin, et see periood ei olnud nagu nii hea, kui ta oleks võinud olla. Miks sa seda ütled? Ütleme, et oli aegu, kus mu minutid olid head ja usaldus treeneriga okei, aga pigem nende aastate lõikes pigem ma jäin ikkagi rolli mängijaks ja ma ei saanud oma täit potentsiaali avada, ma pakun, et kuidagi see on mul sisse tunne jäänud, et ma ei tea, et ma arvan, et jah, selles mõttes, et ma sain palju pildis olla, aga kindlasti oleks tahtnud suuremat rolli mingil hetkel. Aga kas need VTB, see on juba Raplast tulla ja hakata VTB-d mängima, siis tulevad tipp Vene satsid vastu, kuidas sellega kohanemine oli? Ja see füüsilisus, mis seal lahti läks ja kohtunike stiil, et mäletan, Jaanis Plums ei ole kõige suurem mängija, aga võrreldes minuga, et esimene rünnak, ma proovisin läbi minna ja Jaanis Plums läks mulle korra pihta ja järgmine, et ma olin 2 meetrit otsa joonest, et kohtunike jaoks oli see fine, et siis mõtlesin okei, et
liiga oli hoopis teistsugune absoluutselt, et palju ägedad mängijaid, kelle vastu on mängitud, et on võidumänge olnud, on suuri kaotusi olnud, pikad reisid, väga, väga äge kogemus ja meenutus. Kes on siis need mängijad, kelle vastus on nagu, sinu jaoks võib-olla oli kõige erilisem mängida? Zach Eitson oli sellel hetkel üks väga kuum nimi. Ei tulegi kõik võib-olla enam meeldegi, kes seal olnud on, et CSKA mehed ikkagi olid pildis. Kirilenko oli ka toona või? Ei olnud vist, ei. Siis Kauskas olen olnud väljaku peal koos sellise mehega, et neid nimesi on ikkagi kogunenud aastate jooksul. Ühel hetkel, kui siit edasi kerida, siis sinna karjääri loojangu poole sa tulid nagu tagasi Tallinnasse, TalTech, Tallinna Kalev Audentes ja siis 23 otsustasid sa nagu esimest korda justkui nagu putsad ja ketsid varna riputada. Kui seda karjääri nagu lõppu vaadata, siis viimased hooajad TalTechis ja Tallinna Kalev Audentes, mida on nagu, kui teistsugused hooajad need olid siis võrreldes Raplaga või see tagasi Tallinnasse tulek, et kuidas sa selle kokku võtad? TalTechi aastad olid väga lahedad, et koos selle kooliteega ma ikkagi korvpalli mõttes proovisin ka ikkagi maksimumi anda, et see kompott koos oli nagu väga lahe, et see TalTechi üldse see spordijoone ja personal seal juures ja kõik see väga äge keskkond on neil meestel seal korvpalli mängida, et ja see mulle väga meeldis, ütlen ausalt, ja ma oleks tahtnud seal veel mängida tegelikult, kui ma aus olen. Ja TalTechi siirdudes, ma saan aru, sa nagu otsid siis Eesti Mereväe, otsid ka nagu kõrvale, ja? Mereväega ei võtnud, võtsin Mereakadeemia. Mereakadeemia. Jah, ütlen ausalt, see ei olnud esimene valik, kooli minemise soov oli, tahtsin ikkagi sinna Nõmme poole minna, aga ja matemaatika on mind elus eksamana alt vedanud, muidu suures plaanis ma ei taha nokk olnud, aga eksami tulemus kunagi ammu sai tehtud kehva ja see, et sa tegid, ütleme, 2005 tegid, või mis iganes, 2007 tegid kehva matjaeksami, see 2020 nagu segas õppimisvõimalusi või? See segas mu valikut, jah, sest ma ei olnud valmis tegema uut eksamit 2020 üle 55, ma arvan, et ja Mereakadeemias ei olnud seda matat vaja, siis 55 oli sul 2007 või? Ei, 55 oli see piir, mis TalTech nõu. Okay. Mul oli alla selle, aga jah, Mereakadeemia ja kokkuvõttes, kui ma sinna läksin, siis ma arvasin, et ma teen seal semestri ära ja viin ained üle, mis saab ja vahetan, aga kokkuvõttes mul hakkas see väga meeldima, et ma jäin sinna pidama ja mul on see praegu pausil, ootab praktika taga, et merele on vaja minna. Aga kui sa oleks mängima jäänud TalTechi, siis sa oleks kuidagi pidanud ühildama sellega, et oled merel ja siis jõuad trenni ja siis kuidas see välja oleks näinud? TalTechist läksin minema Kalev Audentesesse näiteks. Miks sa ära pidid minema siis TalTechist üldse? Sest ei mahtunud enam võistkonda. Sportlikul põhjusel, jah? No suures plaanis treeneri valik ja või ma ei tea, kes siis treeneri või ütleme juhtkonna valik või ma ei tea, mida iganes. Ühesõnaga ma ei jätkanud seal, aga siis mul oli aasta veel kooliteed akadeemilist osa jäänud, et kohe merele ei oleks pidanud minema. Et ma tegin seda Kalev Audentese kõrvalt, tegin kooli edasi. Ja nüüd kool ongi nii kaugel, et nüüd on praktika veel tegemata. No tegelikult natukene akadeemilist osa ka veel tegemata, et kuidas seda teha, mul on praegu suur dilemma, et kõikide nende asjade kõrvalt mine tea, äkki jõuab selle ära teha. Aga ühesõnaga kooli ja korvpalli ühildamine Eestis on väga tehtav, jah? Väga tehtav ja ma ütleks, kui mul enda eriti isegi nagu teise kooli, mitte selle sama kooli, kus sa mängid, nagu Tartu või TalTech. Ikka teistes linnades on ju ka võistkonnad, et ma ütlen, et mul endal pojad kasvavad, et kindel suunitlus on, et sa pead kooli minema, on minu poolt, et see ei ole mingi vabandus, et ei jõua või keskenduda tahad ühele asjale või mida iganes, et see on väga tehtav, eriti siin Eesti liiga juures, et see ei ole mingi koormus, ma ütlen. Mulle väga meeldis. Ma ikkagi
natukene võtan võib-olla hoogu maha sellega, et ma läksin kooli vanemas eas ja mu keskendumine võib-olla oli natukene paigas ka, et noorematel mängijatel või nendel kooli jutsidel ma nägin, et ega need hea meelega ei vitsi seal loengus passida ka, et noh, mina ei tea, et see on niisugune kahe otsaga asi, et aga noh, pigem ma ütlen, see on väga tehtav ja soovitan kõigile. Kas sa usud, et see 20-aastane Indrek Ajupank, kes 2008 esimest korda Graamosse oleks nagu uskunud seda juttu, mis sa praegu räägid? No vot, siin ongi see konks, et tegelikult ma olen koolidesse sisse astunud täpselt 20-aastasel, kunagi oli Audentese erakool, siis Tallinna ülikool, et ma olen neid sisseastumisi teinud ja nädal aega vastu pidanud küll, aga siis ma otsustasin täpselt niimoodi, nagu tüübid praegu mõtlevad, et lähen NBA-sse ja aga kahetsed ka või? Väga kahetsen. Miks? Sest see, isegi kui sa lähed NBA-sse, siis see ei jookse mööda külge maha, et sul on midagi taskus. See näitab ikkagi selle inimese identiteeti, kas ta tahab midagi või ei taha midagi. Et see, ma arvan, et see on niisugune must be tänapäeval on ikkagi koolitee. Aga oma tippajal ka, ütleme seal Graamo aegadel võiks öelda, et kas see siis oleks ka näinud varianti, et sa õpid samal ajal, kui mängid VTB-d ja Eesti liigat? Muidugi, Kristjan Kitsing hakkab magistrit saama ja õppis Graamo ajal näiteks. Ja Toomas Raadik 2 magistrit teinud, muidugi. Ja Kitsing mängis EM-il isegi. Just. Aga kas, kui korra selle tippa juurde tagasi tulles, kas ma saan aru, et natukene kriibib see, et välismaale jõudnud, aga kas kunagi on sul üldse käinud jutte, et tule kuhugi või? Ütleme, et ma ei tea, kas kriipimine on õige sõna, aga pigem niisugune väike kahetsus. Pakkumisi ikka on olnud ja ma tõesti ei läinud, et ma ei tea, et selles mõttes ma ei ütle, et see kriibib, aga jah, see on niisugune tagantjärgi, et tegelikult oleks pidanud ja võinud minna. Aga kus neid tuli? Nüüd vist täna võib juba öelda? Jah, Rootsi, Hispaania esiliiga mitu korda, et ja neid on olnud, uurimisi on olnud veel, et kõik ei mäletagi enam. Need agente mingil hetkel tuli uksest ja aknast, kes kirjutas sinna portaali ja kes sinna ja et neid oli ikkagi, et aga ma otsustasin mitte minna sellel hetkel. Aga mida sa kõige rohkem kaalusid? Oli mingi selline variant ka, et peaaegu oleksid läinud või ei läinudki nii tõsiseks kordagi? Hispaania tegelikult. Siis ma hakkasin koostööd tegema lätlastega, agentuur Prime, kus oligi vist Timmu ja mina esimesed eestlased. See on see sama, kus praegu on juba terve ports eestlaseid. Terve ports on praegu. Raivis Usatskis ja siis Siprus Kaspar, et lõpuks Siprus natuke isegi solmus peale, ma arvan, et ma seda Hispaaniat vastu ei võtnud, et see oli teine raks Raplasse, ma läksin, et siis suht 2015 hooaja algusse tuli, et pead tulema, aga jah, siis ma ei läinud ja siis ma arvan, Kaspar natuke solvus, et meie koostöö peale seda nagu katkes ka, et siis olid igasugused muud vennad, kes hakkasid soovitama kuskile. Sa selle, ütleme, teekonna, mida näiteks Jaan Puidet on praegu Hispaanias teinud, ma ei tea, varsti ligemale 10 aastat kuskil Valladoliidis olnud, praegu Karl Jakob Einaga seal oleks päris mõnus ju. Selle vastu vahetaksid oma karjääri või? No ma ütlen, et ma olen rahul oma teekonnaga, aga selles mõttes oleks tahtnud kogemuse mõttes ikkagi vist käia. Et ma ei tea, selles mõttes ma mitte midagi ei kahetse kokkuvõttes, et mul tuli poeg sündis 2015 ja kõik see teekond siin Eestis on olnud ka üliäge, need Rapla 2015 kuni siis need medalid, mis järjest tulid ja need tiimid ja emotsioonid, mis sealt olen saanud, on kaalunud ka väga palju üle mu varasema teekonna, et ma ütlen, et ma seda Rapla kolmandat, see on siis teine periood, et ma
absoluutselt ei kahetse. Ütleme, korra äkki oskad ka seda öelda, et sinu põlvkonda vaadates ja seda 2015 aasta EM-satsi vaadates, ega tegelikult väga palju neid eestlasi ei olnud, kes välismaal mängisid, võrreldes eriti praeguse ajaga. Et see buum nagu tekkis alles hiljem, et kas see oligi nagu selle põlvkonna kuidagi, me ei saa öelda, et põlvkonna tervikuna nagu teadlik valik või et ikkagi tehti pakkumise, aga kõik nagu keegi nagu justkui ei läinud või? Ei tea kuidas see kujunenud on, ma mäletan, et seal Kalevi alguses, et kuidas Tanel Sokk a la VHS-iga oma neid videosi presenteeris kuskile, mitte VHS, aga DVD-d olid, eks kirjutas neid ja seal, et see aeg oli natuke teistmoodi ja need mehed nagu siuksed suunanäitajad või eeskäijad meile, nad ei olnud siuksed nagu väga minijad ja siis võib-olla see nagu kasvatas meid ka natuke siukseks kahtlevateks, et ei olnud nagu iga asja peale minek, et ma ei tea, miks see nii on jäänud, et jumal tänatud, et praegu ikkagi minnakse proovima. Räägiks natukene treeneritööst ka. Sa oled... Enne. Mul on üks küsimus, mul jääb muidu see kripeldama. Lihtsalt vaatasin, et viimasel Graamo hooajal olid ka sellise mehega meeskonnas nagu Aleksei Petšerov. Jaa. Tema väga lahe vend, et tõi ka mingit elevust tiimi, et ikkagi NBA mees ja siis iga asi, mis ta tegi, pani nagu natuke nagu kulmu kratsima, et ei tea, huvita, kas see on ikka õige asi, siis ta ikka ütles, et ei, seal Denveris ikka tehakse niimoodi, vaata siis okay. Mis asjad siuksed on, mis siis mingid soojendusharjutused, mingid õla peale patsutamised ja eestlased ikkagi käivad ratta peal ja jooksevad ja hakkad higistama, et oled soe, siis see vend tuli, astus ühe pingi peale, teise pingi peale, patsutas seda põlve, teist põlve ja siis nagu siis tundus, et ta valmis, jah? Jah, et ma ei tea, kas sa oled valmis, aga ei, Denveris tehakse. Ma küsin siis ka siia jätkuks veel, et kõik need huvitavad kujud, kellest me rääkinud oleme, alustades Bamba Fallist, Jan Montgomery'st kuni Aleksei Petšerovini, mis nad täna teevad, kelle kohta sa tead ja kui palju? No Jaan on mul Instagramis, Jaani tegemisi ma olen näinud, sai mingi hetk isaks, tegutseb Kanadas, Bamba on kuidagi orbiitilt ära kadunud ja Oleksist ma ei tea küll mitte muhvigi praegu. Aga kellegi kohta, mingid huvitavad on nad veel, kelle kohta sa tead? Näiteks John Linehan on võistkonna juures treener. Ülikoolis või? Jah, pigem vist abitreener, aga nad said March Madnessil esimest ringist edasi, niisuguse väiksema kooliga. Josh Pace on naiste treener minu arust kuskil ülikoolis. Ja paljud veel mängivad Rapla vennad, eks ma ei tea, neid on nii palju on, peab konkreetselt minema kellegi järgi, siis võib-olla tuleb meelde. Kes sinu Rapla teekond on kõige värvikam kuju on andnud, et neid Graamo omasid me teame võib-olla paremini, sest nad mängisite ju VTB-d, et see oli nagu üle-eestiline asi, nagu mis kõnetas nagu kõiki, aga Rapla ägedamad legendaarid ja mingid lood. Jah, Graamo omad tõesti võib-olla natuke rohkem pildis olnud, aga ma ütlen, Puerto Ricost oli meil Rasham Suarez kunagi, et väga äge kuju, et see emotsionaalsus, mis sellel vennal oli juba esimest päeva ja kuidas ta siin mööda Eestit hakkas trall pihta, vend polnud veel nädalat aega Eestis olnud, juba tulid kuskilt kirjad, vend on seal käinud, seal igal pool käinud juba ja mingid pahandused jäljed olid verele. Et väga äge tüüp, et ja muidugi hiljem Graamosse oli Kemp, Maurice, eks üliatleetlik vend, et nagu tema tegemisi jälgin natukene ja Devonte oli siuke vend, et Devontaga ta oli ka kõva pealtpanija, eks hüppevõimega vend ja siis me tegime kihlveo kunagi, et kui oled mängus windmilli, see on see tuuleviski, siis ma toon, välismaa, ameeriklased, nemad armastavad seda Hennessit natuke trimbata, eks. Siis ma teen sulle Hennesi välja ja siis järgmine mäng vend võttis 2 käega, pani windmilli, lihtsalt 2 käega, mis asja, nagu okei. Et väga lahe tüüp, et ma olen neid viinud igas Raplas
ATV-ga sõitma, lumesaanidega sõitma, et siis mõned vennad, kes polnud lund varem näinudki, et siis lumesaaniga saavad sõita, siis nad on need vau. Kuidas üldiselt nagu need Rapla legionärid on nagu siukse väikse kohaga kohanenud, et kuidas neil see eluolu korraldatud on ja kas kõigil on ikka enamasti mingisugune suur kultuurishokk või suhteliselt kiiresti aklimatiseerutakse? Ja ma sõitsin siia saatesse täna, siis ma kuulasin teie eelmist saadet, Pahv oli, eks ma. Jah. Et siis ta ütles, et Keilas pole muhvigi teha, vaata. Siis ma tahaks öelda, et mis me seal Raplasse tegema peame, vaata. Kossu peal on, seal võiks midagi teha olla. Tegelikult ongi meie pubi ja saal põhimõtteliselt. No ala, et meil on ka bowling nagu Margusel seal Keilas. Teil on vähemalt ujula või midagi. Et linn on lähemale. Ei, suures plaanis ega, ongi pubis ja või mehed käivad söömas kuskil treenid ära, eks me vabal päeval ikka proovime midagi leida, mängime kaarte kellegi juures või, aga suures plaanis mingi Unibet sportsbaari meil ei ole või midagi lahedat. Et suht igav. Nüüd siis selle treeneri töö. Kas ma olen õigesti märke lugenud, et sa nagu treenid oma poega või poegasid ka või? Ja üks poeg on veel liiga väike, et ühte tõesti, et eelmine aasta Jaaguga saime niisuguse kokkuleppe, et ma hakkasin ühe grupiga pihta ja seal mu poiss on sees. Mis vanus see praeguseks on siis? Ta minides, see on 2013, aga jah, poiss peab vanemate poistega siis rindapistmes 2015 sünd. Aga ütleme, see noorte poiste treenimine, see on ju tegelikult täiesti eraldi nagu asi, see ei ole nagu tavaline treeneri töö, et sa pead ikkagi tundma pedagoogikat, aga tundma ka seda lastega suhtlemist. Kui lihtne see on tulema sulle? Jah, see on väljakutse, ütleme nii, et ikkagi peab pingutama. Ma ei tea, mul on kodus 2 poissi, et ma olen ikkagi aeg-ajalt lähen pahatundega koju või endas pettunud tundega koju, et ei saa lastega hakkama, et siuksed päevi on, vaata, aga siis ma kodus ikkagi analüüsin ennast ja mõtlen selle peale, et ega poistele tulebki mõnikord konkreetsemalt öelda, et nad panna nagu konkreetsemalt tööle ka, et nad poisid tahavad lollitada vahepeal, aga tänapäeva maailm ei luba karmi kätt, eriti lastega peal, et aga siis mul ongi mõnikord paha tunne, kui peab kellegi peale kõvema häälega siis karjuma, ütleme nii, et aga ei, see on väljakutse, kuidas neid motiveerida, et nad tahaks trenni teha, mitte aega veeta treeningutel, et see on paras pähkele. Kas, kui lihtne seda treeneri tööd on ühildada nagu mängijatööga, et kui väsinud sa nagu oled õhtu lõpuks, ütleme, kui sa oled 2-3 tundi ise teinud ja 2-3 tundi veel nagu lastega ka? Ja ütleme, et üks päev ma ütlesin kellelegi, et see koolis käimine ja koolipingis istumine ja trenni tegemine, see oli köki-möki selle kõrval, mis praegu on, et mul on üks vile lõpetab ühe trenni ära ja alustab teist ja siis õhtul on Breti vile, mis lõpetab minu trenni ära ja alustab meeste trenni, et mõned päevad on sellised, et järjest lähed nagu, et siis on ikkagi juhe koos. Füüsiliselt võib-olla polegi nii palju või nii hull, aga juhtme võtab ikka nagu aeg-ajalt nagu kokku küll, et väsinud tunne, et tahaks, ma ei tea, kuuks ajaks puhata nagu pead kuskil, et korvpalli on nii palju lihtsalt. Poisid on karmid, et nemad ei andesta sulle eksimusi või ütleme, et niisugused halbu trenne või laiska suhtumist, et nemad tahavad parimat ja nad elavad sul kukil, et selles mõttes see ikkagi paneb surve alla. Aga need 2 väikest kajupanka, kes sul kodus on, nagu nad on ka tundub, et võtnud sihikule korvpalluri karjääri või? No elu näitab kokkuvõttes, et suurem poeg on ikkagi jalkahuviline ka, et ta on tubli, lõõb väravaid ja nende kamp on äge, et lasteaias... Tõmbab siis 2 spordiala kõrvaga? Just, et lasteaias kokku kasvanud kamp, mis on niisugune edulugu natukene või niisugune eeldus edulooks, et väga ägedad poisid on seal kambas, et ma ei jõuga teda sealt ära ei võta ja vaata, mis elu näitab. Kossus on ka tubli, et ja järjest rohkem ma näen, et ta
huvitub ajaloost või varasemast ajast, et küsib küsimusi ja tahab teada järjest rohkem, et see on minu jaoks nagu hea ja positiivne. No, ma korra tulen sellise kaheosalise küsimusega ka, et võib-olla nüüd küsida korra, et selle treeneri töö valgus, et kas see hooaeg võib öelda, et see on Indrek Ajupanga viimane hooaeg profimängijana? Jah, ma arvasin, et midagi sellist võib tulla. See oleks mul ka tulnud, nii et see... kuidas sellele vastata nii, et ei peaks pärast jälle läbisse jääma. Et suur tõenäosus selleks on, kuigi hammas on natuke verele viidud, et seal Rapla on väga südamelähedaseks saanud läbi aastate ja see korvpall seal, see on mulle väga, väga, väga tähtis kokkuvõttes, et tahaks ikkagi veel aastaid mängida, aga ma ütlen, nagu me rääkisime, et see jalg tahab puhkust saada juba ammu tegelikult, et isegi see hooaeg tuli ju väike vigastus juurde, et millest ma nüüd välja tulen, et märgid on üleval ja nagu mul kolleegid ütlevad, et tuleb osata õigel ajal lõpetada, et üle piiri ei taha ikkagi minna, et võib-olla on isegi mindud natukene. See on lihtsalt, et kas keha lubab põhimõtteliselt on see? Suures plaanis on see ikkagi enamuspäevi üks paras sundimine. Aga ütleme, kas keha peaks, mis sa arvad, kas keha peaks ütleme ühe aasta veel 10-15 minutit nagu sel tasemel vastu? Ma arvan, et peaks. Aga see oleks nagu tulevast aastate arvelt juba? No pigem ma seda isegi ei mõtle, et pigem on see siuke nagu kui ma lõpetasin, et kirjutasin või ütlesin ka, et see motivatsioon üle selle igapäevase valu läbi minna, see ei ole enam seal ja see tähendab, et võib-olla ei ole selle 100% lähedal, nagu enne rääkisime, et just see vaimne pool sellel asjal, et see ei kaalu enam seda üle, seda emotsiooni, mis sa kevadel võib-olla saad, et see terve aasta vastu pidada. Okei, ja siis see teine osa minu küsimusest ongi, et treeneri tööga plaanid jätkata ja kas kiikad ka Saaremaa poole, et tegelikult sa oled ju Kuressaarest pärit ja et või on nüüd täiesti Rapla A ja O? Selle treeneri tööga on nüüd niimoodi, et ma väga kurb oleks nende poiste juurest ära minna, sest ma räägin, eelmine aasta hakkasin pihta ja see igapäevane töö nendega, see ongi justkui nagu nüüd sa tahad näha seda protsessi, mul on isiklik huvi, mida ma suudan nende poistega teha ja ma ei tea, kas ma suudan selle treeneri töö juurest nagu nüüd ära tulla nii lihtsalt, et see pigem ma arvan, et ma jätkan, teist hooaega nüüd olen poistega, et jah, see maailm ei ole lihtne, elus on palju lihtsamaid ja huvitavamaid väljakutseid ja mis võib-olla toovad palju rohkem sisse perele kasuks, ma ei tea, karm maailm, vaatame, mis lähiaastad toovad, aga pigem ma arvan, et ma jätkan praegu noortega ja Saaremaa on absoluutselt on teemas, et kas mina ei tea, ma ei oska öelda, see on niisugune eietamine koht, et juba üle 10 aasta plaane pidanud kas või Maarja Paistega, et kuidas me saame olla kasulikud Saaremaa korvpallile, et kindlasti me leiame mingi koha, kuidas olla kasulik, aga Saaremaale ma praegu kolima ei hakka. Aga lähme selle... Jaa, siit ongi väga hea nagu edasi minna, et kuivõrd su poisid näiteks saarlased on või nemad on puhtalt nagu Rapla poisid või kes nad on, et sina oled ju saarlane, nagu sa tõid meile meelega kaasa saarte mängudele käinud saarlane lausa, kuidas sul üldse see perekondlik side praegu Saaremaaga on? Me ikka käime ja ei poisid, ma arvan, et nad ei tunne ennast saarlasena, aga ma usun, et see on niisugune üleskasvamise küsimus, et vanemas eas nad kindlasti hakkavad seda rohkem tajuma, et praegu nad on ikkagi Rapla poisid, ma arvan, on südames, et aga sina oled kogu täiega saarlane ja saarte mängudel nagu esindad Saaremaad täiesti ausa mehena?
mina olen aus saarlane ja oma sissekirjutust ma Saaremaalt välja ei too, et täpselt nagu mul on Tartuga. Mitte kordagi pole toonud nende aastate jooksul, kui ma 2004 ära tulin, et ma olen ikkagi saarlane. Täpsustuseks siis jah, et me saime seekord meeneks väga laheda sellise saarte, mis on siis maailmamängude see esindussärk Saaremaa selja peal ilusti. Paljud ütlevad, et see on niisugune mini-olümpia, vaata. Väga... Eriti ütlevad seda saarlased. Üle Mandri peal väga ei öelda seda niimoodi. Te peate kohale tulema, siis te veendute selles, et see on väga palju erinevaid riike, väike saarte ülemaailmsed mängud on selle siis nimi, et see on tõesti, ma ütlen, avatseremoonial, ma arvan, et seal oli 2000 kuni 3000 inimest oma esindusdressides plakatite ja kõikide asjadega, et see päris äge. Ja selles sportlikus pooles ka, nagu seal on alasi, kus on oma ala tippe isegi kohatud, et ka korvpallis kunagi esindas kas siis Bermudat, äkki jah, üks kunagine Euroliiga mees, kui Londoni Towers oli Euroliigas, et Sullivan Phillips mängis seal võistkonnas, et olen rinda pistnud. Siis me küll kaotasime neile finaalis, ma mäletan. Aga Mario Paiste, ma vahepeal ei saanud käia, Mario Paiste minu meelest pani ta kotti seal mingid aastad tagasi ja nüüd 2023, kui me käisime, õnnestus ka mul saartemängud võita ja siit ongi mulle teile see kingitus, et see on Saaremaa delegatsiooni siis esindus polo. Kuldne siis võib öelda. Ja see on kuldne ja väga suure emotsiooniga, et see turniir, Kossu turniir on seal olnud siuke väga äge, seal on tiime, kellest me tagurpidi üle käime, aga on tiime, kellega eesotsas kunagi ei tea, kuidas läheb ja seekord oli ka Hispaaniast Menorca saar, kus olid väljanägemiselt nagu jalgpallurid vastas, aga tegelikult ikkagi kossumehed ja väga-väga tummised, et finaalis õnnestus neid võita ja see emotsioon, et mäletan seal viimastel minutitel Marioga sõitsime oma vahel palli, ta sõitis mulle, kuule võta ette, ja ma sõitsin tagasi, kui ma ei jõua, mul jalad lekkis, siis lõpuks jäi minu peale, siis ma seal 1-3 suutsin nende väsinud jalgadega sisse panna ja võidu me saime, et väga-väga äge emotsioon sealt turniirilt. Mis asi see saartemängud, no ma tean, mis asi on saartemängud, aga milline ta nagu, mis tüüpi spordivõistlust on, et kas ta on selline, kus päeval mängid ja õhtul on pidu ja järgmine päev on jälle mäng või ta tegelikult on nagu päris võistlus, päris spordi ta on ikkagi väga sportlik, et seal ei ole mingit pidu, et pidu on lõputseremoonia, suur kontsert, nagu ikka suur festival. Kohalik UK mingi, ma ei teagi, aga väga äge. Ma võin videos näidata. Juba, kus see toimus või? See oli sellel aastal Guernsey UK saar. Jah, see on UK saar. Et väga äge saar, väga erinevad kohad, et ma räägin Bermudad, Cayman Islands, Rhodos. Need riigid, need kohad ka väga tihti kokku ei saa nagu. No just, et see on pigem sportlik võistlus, et eks ta alguse aegadel võis olla midagi muud ka, aga praegusel hetkel ikkagi seal tüübid keskenduvad ja näevad vaeva ja teevad ettevalmistuse, et seal saartemängudel hästi esineda. Aga tõenäoliselt, kui tulevad mingid väga eksootiline sats, kellest te tagurpidi üle käite, et need on siis alagrupi faasis, et tulevad täitsa umbes nagu meie tuleksid vastu või? No, kas just nii hullega? Jah, ma peaks teie tasemes veenduma, aga seal on olnud siukseid tüüpe ja ma arvan, kes muidu korvpalli ei mängi, aga tulevad saare peale või sinna mängudele oma korvpallivõistkonnaga. Ja palju see punktirekord on nende vastu siis? Ma ei tea, et seal kollektiivselt võistkondlikult ikka asju aetud. No üle 100 ikka selles mõttes. Nagu mängite nagu päris Kossu selles mõttes, et 4 veerand aega 10 minutit. No ikka, jah. Ei, ma ütlen, äge üritus on see ja sellepärast see meene ka, et natuke valgustada ja tutvustada. Ja väga, väga õiget eesmärki ajab see särk siis, aga mida tähendab sulle nagu saartemängude esindamine, Saaremaa esindamine saartemängudel, et kas see on nagu, ma ei tea, mõnes mõttes veel südamelähedasem kui Eesti koondise esindamine näiteks või?
või kuidas sa nagu sportlasena sellesse suhtud, sellesse võistlusesse? Ma paneks selle ühele kõrgusele, ma arvan, et see on või paralleele tuua, et see on minu kodu ja ma ütlen, et seal pole veel kordagi olnud sellist kampa, kellega oleks ebamugav või halb koos olla olnud seal, et erinevad inimesed ja põlvkonnad, kellega ma seal käinud olen, et alati on olnud väga siuke hea auraga tiimivaim sellel üritusel, et seal on, sa kunagi ei tea, oleneb saarest, kuhu sa lähed, mis on elamistingimused, majutustingimused, üldse sporditingimused seal, et seekord oli üliäge, aga teinekord seal Ahvenamaal, siis me elasime üldse kämpades kuskil ja see on kõik erinevad tingimused, keskkonnad, et see on nagu siuke tiimivaimu loomine võistluste hetkel, et see sõbrunemine ja läbikäimine teiste saartega ja tutvused, et äge. Ja kes on? Sind ja Paistet me teame, meistriliigas Tormi Niitsu teame ka, tema vist ei olnud seal või? Seekord ei olnud, jah. Kes on veel mingisugused tuntud suurused Saaremaa koondises? Või kui üldse on? No korvpallis, EIFUs on käinud Jaanis Vahter ja muidugi teised sõbrad mul, keda võib-olla ei tunne nii hästi Eesti üldsus, aga nemad, ma ei tea, teistel aladel on meil neid tippe ju jalgrattureid ja võrkpallureid ja jalgpallureid ja kergejõustikust ja ikka on, aga korvpallis ma arvan, et siuksed. No võt, 1,5 tundi kossu juttu võetud. Aeg lendab, jah? Ja väga suur osa sellest saarte mängudele ka, nii see on väga hea. Väga tore oli. Selle lõikab välja, see järgmine aasta reklaamiks. Võta vabalt näitamiseks. Jah, no igal juhul hooaja lõpuni play-offideks edu, eks ole. Ja siis järgmiseks oleks ka ikkagi, ükskõik mis kujul, aga jah, siit vastust vist kätte ei saanud, et mis saab. Pealkirja peame kuskilt mujalt kokku sepistama, jah, et Kajupank tegi 5-aastase lepingu Rapla. Kui sa tahad. Minugi poolest. Selle me saame välja lõigata siit. Ei, järge seda pange. See läheb Karbile otse meili peale. Aga olgu, aitäh sulle, Indrek, tõesti, ja väga põnev ja tõesti edu vähemalt nendeks seeriateks, mis sinu karjääris veel ees ootavad, loodetavasti on neid siis rohkem kui 1 hooajagu. Jah, tänud kutsumast ja vaatame, mis elu toob. Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? 5. veerandajal tabab märki iga öeldud sõna.